Umbes 30% Eesti noortest on kogenud seksuaalset ahistamist. Uus seadusemuudatus, millega tõstetakse seksuaalse enesemääramise eapiiri seniselt 14 aastalt 16 aastale, on oluline samm sellise kriitilise olukorra parandamisel. Üle poole alaealiste vastu suunatud seksuaalsetest väärtegudest pannakse toime internetis. 3 aastat tagasi loodud Instagrami konto See pole okei postitab tüdrukutelt ja naistelt saadud veebitõmmiseid ahistavatest kirjadest, mida võõrad meesterahvad neile saadavad. Konto asutaja Marianne Ubalehe sõnul on nende postkast pidevalt umbes roppudest tekstidest, millest 1/3 on saadetud just alaealistele. Nüüd hiljaaegu me postitasime, kus üks alaealine tüdruk sai Snapchatis sõnumi, kus ta väljendas ka seda, et ta on noor, ta on alaealine ja siis selle peale küsiti talt vastu, et kas sa 20 sentimeetrist peenist oled kunagi käes hoidnud. Kes tuleb selle peale, et teisele inimesele veel vähem võõrale niimoodi kirjutada, ma ei tea. See on õõvastav ja räigeid juhtumeid on olnud veel. On olnud pedofiil, kes saatis ühele 13-aastasele tüdrukule häälsõnumeid väga räige sisuga, kirjeldades, mida ta selle lapsega teha tahaks seksuaalselt. Ja see inimene on täna vangis, mille üle meil on väga hea meel. Paraku satuvad sarnase ahistamise küüsi liiga sageli nooremad kui 14-aastased tütarlapsed. Alates 1. novembrist on sarnaste sõnumite saatmine alla 16-aastastele seadusega karistatav. Riigikogu tõstis seksuaalse enesemääramise vanusepiiri 16 eluaastale. See tähendab, et täisealisel ei ole lubatud alla 16-aastasega vahekorda astuda. Väga suurepärane, et see on nüüd tehtud, et ikkagi see on meie enda noorte ja laste kaitseks, et nendega ei saaks manipuleerida seksuaalselt ega ühtegi teistpidi, või vähemalt on väiksem tõenäosus manipuleerimiseks. Me oleme kõik arengus. Ja 14-aastane on 14-aastane ja loomulikult on nende arengud ka erinevad, et kodud on erinevad, suhtumised on erinevad, teadmised on antud erinevalt, aga ikkagi, et turvalisem oleks, siis on see suurepärane otsus. Mul on väga hea meel, et see lõpuks ometi oleme me jõudnud ühiskonnana sinnamaani. Aga jah, kui see oleks tulnud 10-20 aastat varem, siis ma usun, et nii mõnigi väga ränk lugu oleks võib-olla jäänud olemata. Rikkumise eest näeb seadus ette kuni 5-aastase vangistuse. Igal juhul ei ole ju kriminaalmenetluse ja karistuste eesmärk ainult siis inimeste karistamine, vaid laiemalt siis selle info edastamine potentsiaalsetele ohvritele, potentsiaalsetele toimepanijatele, et selline tegu on karistatav ja seda tuleb vältida. Siin on kindlasti selliseid juhtumeid, kus täisealised pärast vabanduseks ütlevad, et aga laps ju ise tahtis, ta oli ise nõus, et see ei ole aktsepteeritav põhjendus, et täisealine peab teadma seda piiri, peab seda mõistma ja sellest suhtest keelduma ka siis, kui alaealine seda soovib. Seaduses on erand lähedase vanusega noorte jaoks. Lubatud on noorte omavahelised konsensuslikud seksuaalsuhted, kui täisealise ja 14–16-aastase vanusevahe ei ole suurem kui 5 aastat. Selle eesmärk on eelkõige see, et noorte inimeste omavahelisi seksuaalsuhteid siis mitte kriminaliseerida. Need on ka võib-olla need, kes täna on suhetes näiteks oma koolikaaslastega, põhikooliõpilane ja keskkooli lõpetaja näiteks on suhtes, et nende suhet me ei kavatse kriminaliseerida, et 5 aastat jääb siis selleks vanusepiiriks. Mis teie arvate sellest, et seksuaalse enesemääramise vanusepiir siis 14 eluaastalt tõstetakse nüüd 16 eluaasta peale, et kas see on õige? Minu arust see on ju omaenda otsustada. Ma arvan, et 16 ongi õige. Nii et ma olen õnnelik selle üle, et see muudeti ära. No võib ka 16-17 olla, aga mitte elu sees 14. Võttes oma kooliiga, siis ikka oli see 18, umbes gümnaasiumi lõpetamine oli siis see vanus, kus hakati väljas käima ja pidudel käima ja ka poistega käima. Numbrid, mida kajastavad uuringud, räägivad selgelt ja valusalt, et umbes 30% Eesti noortest on kogenud seksuaalset ahistamist. Endaga tehtust räägivad kellelegi vaid umbes pooled. Tihtipeale on vastupidi, et need lapsed pigem saadavad meile, kui räägivad oma vanematele.
ja siis me ka küsime, et kas sa oled rääkinud mõne täiskasvanuga, keda sa usaldad, see ei pea olema su ema ega isa. Väga tähtis on noortele meelde tuletada, et sa pead rääkima usaldusväärse täiskasvanuga. See võib olla su koolis mõni su lemmikõpetaja, klassijuhataja, treener, kas või sõbranna ema või isa, et kui enda vanematele ei julge rääkida. Noorte hinnangul räägitakse seksuaalse väärkohtlemise teemadest nendega liiga vähe. Tegelikult on hästi oluline ikkagi see eakohane seksuaalkasvatus ja see ju tegelikult saab alguse ju kodus, kus juba tegelikult ju vanemate poolt tuleks selline info eakohases stiilis juba ka väikelapseas, et millised kontaktid on siis ütleme head ja millised mitte ja et alati ka väikelapsele tegelikult juba sisestada või anda sellist teavet, et tal on õigus öelda ei, kui keegi võõrastada või ka tegelikult mitte võõras täiskasvanu, kui ta puudutab ja talle see ei sobi, tal on õigus öelda alati ei. Ja muidugi ka lapsele anda seda teadmist, et tule rääkima vanemale, kui on midagi sellist toimunud. Kõik, kellel on infot alaealise seksuaalsest väärkohtlemisest või kellel on sarnane kahtlus, saavad pöörduda Sotsiaalkindlustusameti lastemaja poole. Seal töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid, lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised.